Tere, olen Jürgen. Täna teeme piparkooke. Kasutame siis Rimi valmis piparkoogide taigend. Teeme ise piparkoogile glasuuri, kus kasutame passionit. Kuna piparkoogi taignad sisaldavad kas siis margariini või võid, meie puhul siis võid, siis alati enne rullimist või enne piparkoogide valmistamist on hea võtta ta selleks pooleks tunniks või kuni tunniks varem külmkapist välja. Et siis ta on selline mõnusalt töödeldav. Taigen on siis Rimi kokkade poolt valmistatud ja saadaval meil igas poes. Et see on hea, et on tehtud siis ehtsast võist, väiksed kogused. Ja esimene plaadides on valmis ja siis ta rändab meil kohe ahju, et siin 200 kraadi juures 5 kuni 9 minutit olenevad siis kõik ahjust. Nii. Esimene plaaditäis on valmis ja järgmised ahju siis. Nii see piparkoogi tegu käib. Ja täna teeme siis passioni glasuuri piparkookidele. Passionist pigistame mahla välja. Meil on vaja munad vahustada. Selline lihtne reegel on, et ühe muna valge kohta läheb 150 grammi tuhksuhkrut. Siis munavalge paneme vahustama, kui oleme saavutanud siis ilusa vahu, siis hakkame vaikselt lisama tuhksuhkrut, kuni saame siis ilusa valge siidise massi ja siis vähehaaval lõpus lisame ka siis passioni mahla. Piparkoogid valmis, glasuur valmis, et siis ei jäägi muud kui kaunistada. Ja kui piparkoogid valmis ja kui traditsiooniline piparkook tundub liiga magus, siis pane jõhvikaid või samas ka passionit peale. Piparkook saab täitsa uue dimensiooni.